Tere õhtust! Mina olen Anton Nikitin, EcoAdvice'i tegevjuht. Me jätkame meie tavalise webinaride seeriaga ja ma usun, et see on meil selle aasta viimane webinar. Täna meil on 4 osalejat, nagu tavaliselt meil on Tõnu Toompark, kinnisvara koolitaja, kinnisvara analüütik. Tõnuga me räägime elukondlikust kinnisvarast. Siis peale seda meiega liitub Kadi Metsmaa, Esplan projekteerimisettevõtte tegevjuht, kellega me räägime Rail Balticu Ülemiste terminalist. Siis meil on Priit Klavits, Renegade teekasvatuse asutaja, mis asub Gruusias. Ja lisaks räägime Madis Aviga, kes Madis meil on digitaalehituse klastri juhatuse esimees ja Madisega me räägime CO2 jalajäljest ehitusest. Aga Tõnu, tere! Tere, Anton! Nagu näha, tervis on hästi, kõik on hästi, on ju? Suurepärane, pole kunagi parem olnud. Kunagi parem olnud või? Iga kuuga ainult läheb paremaks? Ainult paremaks, ainult positiivselt. Ja, nagu kinnisvaraturul. Aga räägime kinnisvaratulust. Ma usun, sul nagu tavaliselt on olemas 3 numbrid, millest me räägimegi täna. Mis need numbrid on? Jah, eks täna jälle valisin 3 näitajat välja, millest võiks rääkida. Esimene number on 992. See on novembrikuine korteritehingute arv Tallinnas. Ja Tallinna korteritehingute arv on 10% kõrgemal kui aasta tagasi ja see on viimased 10 aasta kuu lõikes rekordiline tehingute arv. Ja võib-olla siis 10 aastat on selline pikk periood, aga kui just mõelda sellele, et aasta tagasi oli majandus, kinnisvaraturg oli, ütleme, sellises tsükli tipus ehk palju positiivseid tegureid oli kinnisvaraturul ja negatiivsed oli vähe, siis täna meil on ikkagi tugevaid negatiivseid tegureid ja ometigi tehingute arv lööb rekordeid ja tehingute arv on üks kõige olulisem näitaja, et mitte hind ei ole nii tähtis, et hind on ka, ütleme, tipu lähedal, aga okei, et ta on siin mõne euro võrra ka varasemalt kallim olnud. Ja nii, tahtsid öelda, Anton, midagi? Jaa, ma tahtsin küsida, aga mis on need negatiivsed, mida negatiivsed praegu on? Mida negatiivset on, et võib-olla oled kuulnud mingi viirus pidavat ringi käima ilma peal, mingi tont liigub. See või? Okei. See väike asi. Ja eks see ole, et mis need negatiivsed tegurid on selgelt on koroona, võimalikud järjekordsed majandusega, siis pigem ikkagi osalised sulgemised, töötute arv üle 50 000, töötute arv järjest kasvab, aga ta kasvab ikkagi aeglaselt, et me oleme seal 51 000 ja natuke peale ja ega kuu aega tagasi oli kuskil siis 1800-1900 töötut vähem, et ütleme, et see muutus ei ole liiga suur. Palgakasv on aeglustunud, aga palgakasv on olemas, aga siis ütleme, töötute arv kasvab, palgakasv aeglustub, nii et rahasumma, mis inimestel majanduses kulutada on väiksem, positiivne võiks olla siis koroona selles mõttes, et inimesed ei saa raha kulutada välismaal, vaid peavad seda kulutama Eestis. Ja võib-olla siis oluline negatiivne tegur on ikkagi selline ebakindlus, tarbijate ebakindlus, ettevõtete ebakindlus, aga ometigi me siis tõepoolest seda kinnisvaraturul ei näe, sest tõe kriteerium on praktika, nagu Lenin ütles, ja praktika on see, et tehinguid tehakse, väga aktiivselt tehakse. Aga kas tehakse tehingud, ütleme, järelturg või uusarendused ja kas me näeme praegu nende uudarenduste tehingud, ja hinnakasvu me näeme selle tõttu, et taas on struktuurselt uudarenduste osakaal on suur või mis üldse toimub tehingute struktuuriga praegu? See on, ma arvan, väga õigesti esitatud küsimus, tehingute struktuur.
tehinguid uute korteritega tehakse palju, proportsionaalselt palju ja see on selle tulemus, et meil siin aasta-poolteist ja ka 2 tagasi oli uusarenduste pakkumine, siis need uued korterid, mis alles müüki tulid ja mida võib-olla veel kohe ka ehitama ei hakatud, siis nende pakkumine oli väga suur ja kui ma siin küll pisut aega tagasi vaatasin tehingute struktuuri muutusi, siis mida meil on vähemaks jäänud, või millised tehingud siin just ära jäid ja kus kasvuprotsendid tänased on suuremad, on just odavamad korterid. Odavamad korterid kas siis kogumaksumuse või ruutmeetri hinna osas. Ja aga võib-olla, et hinnad on hästi seksikas teema ja rahast tahavad kõik rääkida, siis nii kaua, kui tehingute arv on kõrgel ja veel kasvamas peale kõige muu, nii kaua on raske uskuda, et hindadesse peaks mingi negatiivne mõju jõudma. Et ma arvan, et see on üks oluline järeldus, mida peaks kõrgest tehingute arvust tegema. No täna mis me näeme, et ütleme statistikas on sees tegelikult, kui me räägime uutest arendust, on ju, mis toimunud varem. Mina tean, et sina pidevalt jälgid, mis toimub olemasolevate projektidega ja olemasolevate projektide müügiga. Mis seal sa näed? Pakkumisel olevate uute korterite arv ületab ka aastatagust. Müügitempod ei ole nüüd päris nii kõrgel, kui nad olid aasta tagasi, aga nad on siiski kõrgel niimoodi, et müügitehinguid, siis võlaõiguslikke müügitehinguid tehakse aktiivselt ka uute korterite turul. Et aktiivsus on olemas nii uute korterite turul kui vanemate korterite turul mõlemas niimoodi, et ega siin liiga palju midagi erinevat ei ole. Selge. Mis veel numbrid? Aga liigume edasi, et teine number 2,4 või täpsemalt 2,37. See siis on eluasemelaenude intressimäär oktoobrikuus ja võib-olla siis selle numbri ma tööks ses mõttes välja, et see on viimaste kuude üks madalamaid näitajaid. Aga ega siin muutused ei ole suured. Eluasemelaenude intressimäär on olnud siin 2,4, 2,5, 2,6%. Aga 2,37 see on siis, ütleme, viimase kahe aasta kõige väiksem näitaja, aga 1 kuu näitaja võib-olla ei ole see, mille pealt kõige rohkem või kõige olulisemaid järeldusi peaks tegema. Aga tähtsaks ma pidasin seda seetõttu, et kui pangad andsid siin suvel sõnumeid, et tuli ikka võtke laenu ja laenutingimused ei ole muutunud, siis on mõningane aeg mööda läinud. Ja statistika pigem siis kinnitab pankurite sõnu ja laenu tõepoolest saab ja pankadel valmidus laenu anda on nii kodu ostmiseks kui võib-olla, kas nüüd vähem, aga siiski on ka investeerimiseks ja üürikorterite ostmiseks. Pangad on valmis laenu andma ja see on ses mõttes ülioluline, et kinnisvaraturg ei saa toimida, kui laenuturg ei toimi ja võib-olla siis minu järeldus oleks see, et laenuturg toimib, laenutingimused väljastatud laenudel ei ole olulisel määral muutunud ja ma peaks seda väga positiivseks teguriks. Ja kui ma siit liigun siis kolmanda numbrini, siis see on kõige suurem, see on 446 563. See on hetkeks võivad kõik vaatajad mõelda, mis asi see on. See on Tallinna elanike arv selle kuu alguses, 1. detsembril. Ja siin siis võib-olla siis mingis mõttes negatiivne sõnum ka. Tallinna elanike arv kasvab. Tallinna elanike arv on 2631 inimest rohkem on siis Tallinnas kui selle aasta alguses või 2651 inimest rohkem kui aasta tagasi detsembri alguses. 2600 inimest elanike arvu aastane juurde kasv on oluliselt väiksem number, kui meil siin on olnud viimastel aastatel. Meil ikkagi on
keskmiselt niimoodi aasta jooksul Tallinnasse tulnud 3-4 tuhat inimest juurde ja lisanduvad elanikud tähendab nõudlust elamispindade turul. Ja juurde tulevate inimeste, Tallinnasse tulevate inimeste arvu vähenemine tähendab siis võib-olla seda, et sellist uut nõudlust ei tule nii palju peale ja ma siin täna lõuna ajal, mis sa ikka lõuna ajal teed, vaatad telekat, vaatasin Pealtnägijat, kus räägiti korteritest, kuhu on siis kümnete kaupa registreeritud elanikke. Ma siis nimetaks neid sellist inimfarmideks, kus siis on inimeste elukoha registreeringud ja Pealtnägija tõi välja, et need on välistöötajad. Ja need välistöötajad ei pruugi meil täna üldse siin koha peal olla. Nii et meil võib olla Tallinna elanike arvus terve hulk siis ka sellist õhku inimesi, keda siin tegelikult ei ole, kes siis ka ei saa elamispindade turunõudluse poole peal olla. Ja meeldetuletuseks võiks öelda, et meil siin Tallinna elanike arv üks vahe, see oli siis circa 2 aastat tagasi, vähenes ligi 10 000 inimese võrra, kus just siis elanike registrid korrastati ja puhastati ära. Nii et võib-olla siin meil on mingi illusioon, kus ootame seda, et jätkuvalt Tallinna elanike arv kiiresti kasvab, aga see ei pruugi täpselt mitte nii olla. Aga mis sa arvad COVID-i teemast ja linnastumisest? Kas ütleme inimeste harjumused ja soovid elada väljaspool linna? Ütleme, kas see soov nagu süveneb? Et oli just hiljuti oli mingi uuring, ma ei mäleta, kelle pool see oli tehtud, kus räägid sellest, et päris arvestatav osa vanuses mingi 21 kuni 30 tahavad elada väljaspool linna. Ja see oli jutt nii Eestis kui ka Läti väljaspoolt pealinna. See jutt oli nii Tallinnas kui ka Riiast minu meelest, kui sulle tuleb midagi meelde. Et see on tegelikult minu arust päris huvitav uuring. Ma nüüd konkreetse infoga detailides kursis ei ole, aga no ütleme, et mina sellise pragmaatilise küünikuna näeksin seda, et igasuguseid asju ma võin ankeetidesse kirjutada, et tahan seda ja tahan teist. Aga lõppkokkuvõttes, kui inimene teeb päris otsust oma eluaseme osas, siis ta ikkagi, ütleme, linna piiri taha kolimine, et see nõuab üksjagu palju, eks. Linna piiri taga peab peres 2 autot olema, kui lapsed on, siis nendega mingites kohtades ei ole sugugi nii mugav elada. Ja ma praegu ei imestaks, kui tõepoolest päris elus ka me näeme seda, et kolitaksegi rohkem linna piiri taha. Linna piiri, ütleme selline inimeste elukoha valik, kas kesklinn versus ütleme linna piiri tagune, kui võtta sellised äärmused, siis see käib lainena ja majandustsükli sellises, ütleme, tipus, kus me praegu oleme mingis mõttes või kinnisvaratsükli tipus, siis pigem ongi selline linnapiiri taha kolimine, siis ütleme jutumärkides populaarne. Ja mingi hetk siis hakkab jälle kesklinn muutuma eelistatud kohaks. Aga ma nagu ei usu selles, et linnastumise megatrend oleks nüüd koroona tõttu otsa saanud. Okei. Meil siin kuulajatest tuli üks märkus tuli Erki Sepa poolt, et eluaseme intressid on isegi minu meelest pisut madalamaks muutunud viimase paari kuuga. Oskad sa Tõnu öelda, et kas see oligi paari kuuga või see ikka see trend tuli juba varem või? Ütleme niimoodi, et oktoobri keskmine intressimäär 2,37, septembris 2,47, nii et 0,1%. Ja siis augustis 2,53, 2,58 veel kuu varem, juunis 2,61, niimoodi, et tõepoolest 4 kuud on allapoole tulnud õige väikeste sammude haaval. Nii et selles mõttes Erki tõepoolest siin on niisugune väike vähenemise trend olnud, aga ma ei peaks seda ütleme liiga oluliseks, et minu meelest on oluline just see, et laenutingimused on jätkuvalt mõistlikud
aga jah, Erki, su tähelepanek, statistika kinnitab su tähelepanekut. Okei, siis üks meil organisatoorne küsimus, kas on võimalik järelkuulamine? Jah, järelkuulamine homsest Ecoadvice'i kodulehel on võimalik. Nüüd Andre Poopu küsib, kas südalinna Kalaranna tänaväärne hinnatase üle 5000 euri ruude eest on kuidagi põhjendatud või see on kalastamine arendaja poolt? Kalaranna tänaval, miks mitte kalastada, aga no ütleme põhjendatud. Mulle ei meeldi see küsimuses see sõna põhjendatud, kuid ma tuleks veel selle juurde, et tõe kriteerium on praktika. Kui tehinguid tehakse, ju siis on põhjendatud. Ju siis ostja pidas õigeks seda hinda ja selles mõttes, et ma ütlengi, et see ongi põhjendus on olemas. Kui kaupa pakutakse mingi hinnaga ja ostjad on olemas, siis ongi kõik väga hea. Ma olen üsna veendunud, et ühtki Kalaranna tänava äärse kinnisvaraobjekti ostjat ei viidud kuidagi Püssitoru saatel tehingut tegema. Ja võib-olla selline defitsiitne mereäärne piirkond, mida siin on nimetatud kuldseks miiliks, ega seda juurde ei tule kesklinna kõrval, südalinna kõrval. Ma arvan, et väga hea asukoht, mitte et see mulle meeldiks see asukoht, mina seal elada ei tahaks, aga ma ikkagi arvan, et see on hea asukoht paljudele inimestele. Nii et on õigustatud. Kas on põhjendatud, seda näitab statistika, aga on õigustatud, on ju? Jah. Okay, selge. Hea küll, tänan sind, Tõnu, et ma usun, et ma saan juba julgelt sulle soovida head vana aasta lõppu, mis sa arvad, saab juba, on ju vaikselt. Ükski asi pole untsu läinud sellepärast, et seda liiga vara tehakse, kui siin ühte klassikut tsiteerida, aga ma soovin siis ka kõikidele vaatajatele häid saabuvaid jõule ja püsige terved. Jah, püsi terved. Okei, tänan sind, Tõnu. Järgmine külaline meil on Kadi Metsmaa, projekteerimisettevõtte S-Plan tegevjuht. Tere, Kadi. Tere. Rõõm sind näha. Terve, kõik korras, kõik hästi? Ja, väga hästi. Ja. Kadi, me täna räägime sinuga S-Planist ja Ülemiste terminalist. Et kõigepealt räägi meile paar sõnalised S-Planist, projekteerimisettevõtte S-Plan. S-Plan on üks Eesti vanimaid ja suuremaid hoonete projekteerijaid. Et me oleme välja kasvanud Eesti maaehitusprojektist ja tõepoolest olnud siis hoonete projekteerimisega seotud kogu iseseisvusaja. Viimasel ajal oleme kõvasti kasvanud, muutunud rohkem rahvusvahelisemaks. Meid eristab siis võib-olla teistest paljudest büroodest see, et meil on tõesti kõik eriosad majas sees olemas, et lisaks arhitektuurile ja sisearhitektuurile siis kõik inseneriosad, et projekt valmis teha. Ja ilmselt meie eeliseks ongi siis selline hästi välja töötatud koostöö ja projekteerimise protsessid. Kas te projekteerite Eestis või sa mainisid, muutusite rahvusvaheliselt, te projekteerite, ütleme, teistes riikides ka või kuidas? Meie rahvusvahelisus hetkel projekteerimise mõistes tähendab seda, et meil on väliskliendid, välised arhitektuuribürood, aga objektid on Eestis. Ja meie ambitsioon ei olegi väljapoole projekteerida, vaid võib-olla pigem ollagi see tark konsultant, kes aitab tänapäevast projekteerimisprotsessi ka suurettevõtetes juurutada. Okay. Aga minu jaoks üks huvitavast küsimustest selle koostöö kohta, selle arhitektiks, selle Rail Balticu, selle Ülemiste terminali arhitekt on Zaha Hadid büroo, on ju? Väga tuntud maailma. Kuidas te üldse jõudsite nendega koostööni? Me jõudsime Zaha Hadidiga koostööni tegelikult väga meeldival ja toredal viisil, et soovitusturunduse kaudu. Ehk siis meid soovitati neile, et kui Zaha hakkas Eesti turule ringi vaatama, et kellega koostööd teha, siis loomulikult nad tegid endale põhjaliku turu-uuringu ja küsisid ka soovitusi ja meid leitigi just selle kaudu, et meie kliendid soovitasid meid.
Okei, väga hea, aga siis teie imago klientide seas on päris hea, on ju, sellisel juhul. Meil on jah, rõõm tunnistada, et suurem osa meie portfooliost moodustavadki kas raamlepingud või siis sellised korduvkliendid, et me oleme ise väga selles suunas panustanud, et meie koostöö oleks eelkõige just selline pikaajaline ja vastastikusele kasule siis üles ehitatud, et see, mis annab ka nagu kindluse sellistel natuke keerulisematel aegadel. Okei. Ülemiste terminal räägib paarsõnaliselt, et noh, me teame Ülemiste terminal, ühendab Rail Baltic, ühendab üht-teist, paarsõnaliselt kirjelda, mida te tegite koos Zaha Hadid bürooga? Me projekteerime siis Ülemiste ühisterminali, et üks asi, mis on vahetevahel võib-olla valesti aru saadud, et tegemist oleks väga Rail Baltica terminaliga, et tegelikult on tegemist väga palju erinevaid transpordiliike kombineeriva terminaliga, sealhulgas siis kogu muud raudteed, et meil jooksevad sinna kokku ja peatuvad siis nii elektriraudteerongid kui siis ka Vene-suunalised rongid. Samuti, mis on siis teise rööpme laiusega. Meil on seal ette nähtud võimalus tulevaseks bussijaamaks, aga ka kohe alguses esimeses etapis peatumised nii kaugliini kui maakonnaliini bussidele. Meil on väga hea bussiühendus ja ka trammidee jookseb täpselt terminali sissepääsu juurest läbi. Ning kui me vaatame seda, et mida me siis, millest tulenevalt see terminali lahendus siis alguse sai, ongi siis sellise kvaliteetse linnakeskkonna loomine ja raudtee kui barjääri ärakaotamine. Ehk siis meil on tekitatud avar maa-alune linnaväljak, mis on raudtee all ja terminali all. Ja terminal siis sillana seob veelgi enam kahte piirkonda, mis seni on olnud üksteisest küllaltki eristatud ja barjäärina see raudtee seal vahel. Vahemärkusena, et 3D visuaalidega saab tutvuda nii teie kodulehel kui ka Rail Balticu kodulehel. On ju? Et ma nägin teie kodulehel päris mitu pilte nagu selle terminalist. Ja, see on kindlasti selline hea võimalus, et me katsume nüüd järjest rohkem olla avatud, kuna eelprojekt on kokku saanud, jätkame projekteerimist põhiprojekti tasemel ja nüüd on siis mõned päris sellised suured otsused on ära tehtud, et seeläbi saame ka rohkem seda inimestele tutvustada. Just seda, kuna tegemist on keerulise objektiga, hästi mitmetasandiline, see, et maapinna kõrgused on väga erinevad, siis selleks, et aru saada, oligi vaja väga häid 3D visualiseeringuid. Ma arvan, et Rail Baltica kodulehel peaks olema kättesaadav ka üks video terminali kohta. Ja tõepoolest, et me ei projekteeri mitte ainult seda hoonet, vaid ka päris arvestatavat maa-ala siis Rail Balticu terminali ümber, kus praegu tegelikult suures mahus ongi tühermaa. Kuidas jagunes töö teie ja arhitekti vahel, et Zaha Hadid büroo, nemad vastusid, nagu ma saan aru, arhitektuuri eest ja kogu tehniline pool on teie pool tehtud või kuidas see oli ja kuidas see on? Tegelikult on see natukene veel rohkem meiega seotud, et ka arhitektuuris mängis Esplan oma rolli, et me oleme kohalikud arhitektid, seetõttu me konsulteerisime neid juba ka arhitektuurses mõttes võistlustöö koostamise ajal ja meie arhitektid osalesid selles nii kohaliku regulatsiooni tutvustamisega kui ka siis selle arhitektuurse keele Eesti võtmesse sobitamisega. Ja ka nüüd oleme me tegelikult pidevalt kaasatud ja lõppfaasides järjest rohkem kaasatud siis ka arhitektuuri, sisearhitektuuri ja meie vastutada on siis kõik muud eriosad, inseneriosad. Ja koostöö nii maineka arhitektuuribürooga, et kas sinu arvates või sinu meeskonna liikmete arvamusel, et see eristus mingil moel koostööst kohalike arhitektibürooga, et jagame emotsioone. Ja, eristub kindlasti, et tegemist on maailma tippklassi arhitektuuribürooga, kellel on väga palju kogemusi, seda nii siis hoonetüüpide kui ka kindlasti klienditüüpide osas ja milles nad tõepoolest eristuvad, ongi nende väga heal tasemel kliendikommunikatsioon, et nende
lähenemine koosolekutele, probleemide lahendamisele on väga visuaalne, võrreldes siis võib-olla sellega, mida me oleme harjunud nägema, et koostöö käigus on nad saanud isegi meie insenerid oma lahendusi visualiseerima, mis on pigem võib-olla ebatavaline, seda ka väga varajastes projekti staadiumites. Fakt on see, et mida paremini kõik laua taga viibijad või siis tänapäeval virtuaalses ruumis viibijad mõistavad seda, millest jutt on, seda paremad otsused suudetakse langetada. Et me oleme kindlasti palju õppinud nii sellise koostöö kui ka tõesti kliendi kommunikatsiooni vallas. Sa mainisid ühe sõna virtuaalne ruum, et kas virtuaalne ruum, see lihtsalt nagu, ma ei tea, kas BIM-mudel suure tõenäosusega on ju, see on, kas on veel midagi? Võib-olla jah, selles mõttes, et kuna tegemist on siis Inglismaal asuva meeskonnaga Zaha Hadidi näol, siis meie koostöö on tänu Covidile tõepoolest jäänud suures osas virtuaalseks. Et alguses olid plaanitud ka regulaarsed koosolekud Eestis, aga alates märtsist on siis see kõik liikunud virtuaalseks. 3D mudel on selles mõttes üks asi, mis meie puhul on tõepoolest nagu pidev töövahend. Meil on sünkroniseeritud enamike eriosade mudelid, nii et kui keegi midagi muudab, siis me jooksvalt näeme, et mis seal muutub. Et see koostöö paika saamine on olnud päris keeruline, aga seda enam, et tagada üks selline kooskõlas ja hea projekt, siis oleme sellega kõvasti vaeva näinud just selle BIM poolega. Sõna keeruline, et väljakutsed, et mis olid üldse selle, projekteerimisel kõige suuremad ja koostöö kohta ka, et kõige suuremad väljakutsed, millega te puutusite kokku? Kui rääkida projekteerimisalastest väljakutsetest, siis kindlasti on väljakutsuv väga ebaharilik protsess, kus detailplaneeringu koostamine algas peale projekteerimishanke lepingu sõlmimist. Et me detailplaneeringut koostatakse paralleelselt siis projekteerimisprotsessiga. Samuti on koostöö teiste piirnevate aladega väga oluline ja kõige selle koordineerimine on suhteliselt keeruline. Teisest küljest ma kindlasti toon välja selle, et ega Eestis ei ole selliste rahvusvaheliste terminalide projekteerimise kogemust varasemalt, mis hõlmaksid raudteed, et kindlasti sellist objektist tulenevat spetsiifikat ja selle lahendamist selliselt, et see oleks tulevasele kasutajale meeldiv, et ka see on olnud selline väljakutse. Koostööst ma ütleksin, et pigem on olnud selline mõlemale poolele rikastav õppimisprotsess, et mitte nii-öelda väljakutsed ei ole need, mis on meie tööd nagu juhtinud. Okei. Mis on projekteerimistööde tänane seis? Et oli just hiljuti Real Balticu pressiteade, et kus oli jutuks, et ehitushange juba tuleb järgmisel aastal ja mingi aastas 2025 kogu terminal saab valmis. Kui kaugel projekteerimistööd praegu on? Projekteerimistööd on nii kaugel, et me oleme lõpetanud eelprojekti, selle üle andnud ja oleme alustanud põhiprojekti faasis projekteerimist. Ja tõepoolest pressiteates esitatud info on korrektne, et see saab üle antud veel 2021. aastal ja loodetavasti jõuab ka siis ehitushankeni. Tahtsin veel küsida projekti nimetuse kohta, et valguse vool või Lightstream. See oli teie, Zaha Hadid või ühine otsus? See tegelikult ongi kandev idee selles projektis, et kui vaadata neid ristuvaid jooni, siis need on tulnud tegelikult sellest, et kui me vaatame transpordisõlme pimedal ajal, kus on tihe liiklus, siis tegelikult seal liikuvatest sõidukitest tekivad sellised valgusjooned, mis siis omavahel ristuvad, et sellest tulenevalt sai siis terminal oma kuju ja
valguspool mitte siis ainult pimedal ajal, vaid ka valgel ajal iseloomustab siis seda terminali on läbiva joonena see, mis juhib inimesi, loomuliku valguse nägemine siis terminali laes juhib neid läbi terminali, et see liikumine oleks võimalikult sujuv, loogiline ja arusaadav. Tänan. Meil on siin mõned küsimused. Nüüd Monika küsib, kas S-Plan projekteerib ainult suuri objekte? Me tõepoolest selliseid pisemaid projekte, eramuid ei projekteeri, sest et see know-how ja protsessid on pigem sobilikud just suurematele hoonetele, mis on keerulisemad ja kus meie inseneride teadmised saavad paremini ära kasutatud. Et me teeme küll ka tõesti ka kortermaju, koole, lasteaedasid, aga jah, võib-olla eramuid mitte. Tootmishooned? Tootmishooned, tehased. Ehk põhimõtteliselt kõik välja olla elamud, jah? Vabandust? Kõik välja arvatud elamud. No ja väiksemad. Enam vähem, jah. Et selles mõttes see suurus on tavaliselt piiriks, et Eestis ei ole võimalik projekteerimisettevõttel väga palju spetsialiseeruda, sest et sa paratamatult peadki tegelema erinevate tüpaažiga hoonetega. Samas ma näen, et me oleme sellest õppinudki just seda, mis on selliste erinevat tüüpi hoonete puhul ühine ja milliseid teadmisi saab teistesse projektidesse üle kanda. Ja te teete kõik projektid BIM-is või? Kõik on BIM-is. Kõik on BIM-is, okay. Erinevatel BIM-tasemetel, aga kõik on BIM-is. Ja järgmine küsimus meil on nüüd... Ma kõigepealt esitan Indrek Odeni poolt küsimuse, mis keskkonnas toimub koostöö ja kus asub mudel? See on Ülemiste terminalist on ju ikka. See on Ülemiste terminali projekteerimise koht. Et koostöö keskkonnaks, kus asub mudel, on meil siis BIM 360 praegusel hetkel. Kasutame koostööks BIM Collabi, tarkvara BCF, kommunikatsiooni, aga me ei ole selles mõttes valinud ühte tarkvara, kus kõik projekteeritakse, et kõik insenerid töötavad enda poolt valitud ja kõige paremini hallatava tarkvaraga ja koos vaatleme ikkagi koondmudelit. Okay. Nüüd veel üks küsimus meil Andre Poopu poolt. Kadi, te omate oma bürooga ka suure pildi vaadet erinevatest linna arenguprotsessidest Tallinna linnast. Mis on teie arvates kõige arenevam linna osa ja piirkond Tallinnas järgmise 3-5 aasta jooksul? Kas vaid Ülemiste piirkond? 3-5 aastat. 3-5 aastat, jah. Kõige arenevam piirkond. Huviga kuulan, on ju, et nagu arendajana tahaks ka teada, et mis on kõige popimad piirkonnad siis tulevad. No, kui me räägime seda, et missugused detailid saavad kinnitatud või missugused projektid saavad ehitusloa, siis on see üks lugu, teine asi on see, et missugused objektid hakkavad valmis saama. Et projekteerijana loomulikult meil on natukene võib-olla sellisem laiema pildi vaade selles osas, et mis toimub tulevikus. Ja ma kindlasti näen, et Rail Baltica terminal väga tugevalt hoogustab Ülemiste piirkonna arengut, et just seesama, mida meie eelkõneleja siin rääkis sellest ja vastas linnastumise küsimusele, et kui tegelikult tekivad suurepärased ühistranspordiühendused, siis tekib oluliselt suurem initsiatiiv viibida siis Ülemiste piirkonnas näiteks käia tööl ja olla kuskil ka linnast väljas, et see muutub atraktiivsemaks. Siis kindlasti ma peaks mainima, et väga suured plaanid on sadama piirkonnas ja väga arenemisvõimeline kindlasti oleks ka Kristiine keskuse piirkond, millest nähakse samuti ühte suurt transpordisõlme vastavalt siis erinevatele uuringutele ja arengukavadele. Küsin sadama piirkonda kohta, et nagu seal on ka ju samamoodi Zaha Hadidi arhitektuurne lahendus oli võetud vastu. Kas te olete ka praegu mingil moel projektiga seotud või? Sadama piirkonnas teadaolevalt on praegu selline planeeringute protsess siiski käimas, et nad ei ole veel aktiivsesse projekteerimisfaasi jõudnud.
Okay. Aga teie teete detailplaneeringut ka või te olete ikka projekteerimisettevõte? Ei, me sadama seda planeeringut ei tee. Aga üldiselt te detailplaneeringutega tegelete? Me mõningatele klientidele pakume juba sellist väga varajases faasis kontseptuaalset planeerimist koostöös siis erinevate planeeringuettevõtetega, et tõepoolest oleme hetkel päris mitmes projektis kaasatud, aga just eelkõige siis oma insener-tehnilise ja arhitektuurse know-how poolest. Okay. Aga kui suur teie meeskond on? Esplanis on 40 inimest. 40 inimest, okay. Ja praegu töötate kõik ütleme kodukontoris või ka tavalises kontoris, kuidas teil on? Esplan on selles mõttes teinud minevikus natukene selliseid otsuseid oma kontori osas, et me tegelikult, kui me kolisime 3 aastat tagasi siis Järvevana teele, siis me otsustasime, et me kasutame oma ettevõtte sisest know-how'd, et luua endale kontoripind, mis oleks võimalikult selline, nagu üks insener endale teeks. Ja seetõttu meil on vähendatud igasuguseid puutepunkte, meil on natukene rohkem ruumi ja 2 korda rohkem õhku kui tavalistes kontorites, nii et me tegelikult oleme ikka veel üsna suures mahus olnud kontoris. Okay. Küll mitte kõik, meil on ka kodukontoris tööd ja kevadel olime väga edukalt ka üleni kodukontoris, aga siiski jah, et ma siinkohal julgustaksin arendajaid võtma vastu selliseid julgemaid otsuseid büroopinna kvaliteedi osas, et need tegelikult tasuvad sellistel hetkedel, nagu meil praegu on ennast kuhjaga ära. No muidu see Järvevana arendus, see oli vist Hepsori poolt tehtud, oli või? Ja on täitsa hea, et seal on mitu projekteerimisettevõtet ka, nagu kellega meie Equadvice teeb koostööd. Okay. Aga selge, aga ma tänan sind ja samamoodi soovin sulle head vana aasta lõppu ja ma usun, et teil tööd pisavalt ja tuleb järgmine aasta edukas ka. Tänan ja samamoodi ilusat vana aasta lõppu. Ja, tänan sind. Meie järgmine külaline on Priit Lavits, on Renegade Tea Estate ehk me räägime teie kasvatusest. Tere. Tere Priit. Ja, no nagu ma ütlesin, et tegelikult juba varem, kui me sinuga suhtleme, siis tegelikult ma joongi teie teed, on ju täitsa korralik tee. Ja see ei ole saadud nagu promo kaudu, see on varasemast, me jõuame selleni, on ju, et varasemalt teie crowdfunding kampaania kaudu oli võimalik soetada maalappi teie juures, on ju, ja nüüd juba, kas see on esimene vist aasta või teine aasta, kui saab sellest kasutuse teed. Ma ei mäleta, kas on esimene või teine aasta. Teine aasta, jah. Aga see selleks, Priit, Renegade Tea Estate on ju tee kasvatus. Et kas räägi kõigepealt, et see on päris huvitav ettevõtmine, kõigepealt see asub Gruusias, on ju. Kuidas üldse see idee tekkis? Elu on ikka selline huvitav, et ühed asjad viivad teiseni, siis mina käisin 13 aastat tagasi esimest korda Gruusias lihtsalt turistina ja mul hakkas see riik väga meeldima ja ma käisin seal hiljem veel mitmed korrad. Ja viisin oma sõpru sinna. Töötasime koos Lux Expressis päris mitmete inimestega, käisime vaatamas tookord, et äkki saab bussiäri sinna arendada. Aga ilmselt oli liiga vara. Ja siis oli meil sõpradena Hannes Saarpuu, kes mingil hetkel sattus informatsioon lihtsalt, et Gruusias pakutakse riigi poolt taastada vanu teeistandusi. Ja niimoodi sellest asjast haarasime kinni. Me olime arendatud tolleks hetkeks 8, kes rohkem 10 aastat Lux Expressi bussiäri Baltikumis Eestis ja see oli enam valmis saanud ja inimestel hakkas veidi igav. Ja miks mitte lõpuks? Nii et puhas juhus mingis mõttes, et me sinna Gruusiasse läksime ja hakkasime vanu istandusi otsima sõna otseses mõttes. Riik ütles, et okei, et investorid on tere tulnud. Tulge ja tehke, aga nad ei teadnud, kus need istandused on. Ja siis vaatasime Google Mapsi pealt, istandused näevad Google Mapsi pealt välja rohekate pruunide triipudega alad. Ja sõitsime kuskil
60 erinevat istandust läbi, kuni lõpuks valikusse jäi 3 istandust, mis tänaseks on taastatud. Nii see on läinud. Et kui minna natuke tagasi ajaloosse, siis kui ma ei eksi, siis NSV ajal Gruusia oli päris tuntud oma tee poolt, oli? Gruusiat tol hetkel, kui ta nõukogude aja lõpul kokku kukkus, oli maailmas ilmselt 3–5 suurima teetootja sisse kuuluv maa. Ja need alad, mida seal hariti tee jaoks, olid hämmastavalt suured. Ja Nõukogude Liidu lagenemisega võib öelda, et kogu see tööstus kukkus täiesti nulli. Praktiliselt, kes veel midagi haris enda kodutarbimise jaoks, aga ei müüdud ja ei toodetud midagi. See oli ikkagi väga suur kollaps sellele. Aga kui me räägime, et kui tuleme nüüd tagasi tänapäeva ja kui me räägime teie tegevusest, et mis te teete? Lisaks sellele, et kas kasvatate teed, mida te veel teete? Teil on mingi turismi osa on arendamisel, mis toimub? Kõik on läinud jällegi naturaalselt, et kuna meil algne lootus oli, et kohapealsed inimesed aitavad meil tee kasvatamisel ja tootmisel, siis natuke eksisime, et meie arusaamad, mis on korralik kvaliteetne tee ja mida me ise tahame teha ja see, mida oli tehtud omal ajal, mida meile soovitati, kuidagi sisetunne ütles, et see päris õige ei ole. Sest ega meie ka tee tootmisest ei teadnud mitte midagi, et 3 aastat tagasi, kui me alustasime reaalselt esimesi kilosid kuskil suvel, siis meil oli habiline oli Nepaalist hoopis, mitte Gruusiast. Nii et on läinud nagu samm-sammult, me ise katsetanud hästi palju põhiteemeistrid on meil üks leedukas Toomas ja Hannes, kuni tänaseni hoiame tegelikke protsesse enda käpal, et räägime täna sellisest startup ettevõttest. Ja kui istandustest hakkas esimene leht tulema, siis meil jäi vajadus tekkis tehas ehitada, nii et me tegelikult on täna ühest vanast lao või sellisest ajutisest hoonest tehtud 300-ruudune tehas, mis katab hetkel meie vajaduse ära. Et tõesti ikkagi kaasaegne uus sisseseade ja kogu tootmine on enamuses käsi metoodikal. Ja nagu tavaline startup ettevõtete puhul on finantseerimine, on ju. Nagu ma mainisin alguses, mina nagu esimene kord kuulsin teid, kui teil oli Indiegogo minu arust kampaania, et meil oli võimalik, ütleme nii, väikse raha eest saada endale 100 meetrit maalappi ja teie kasvatate seal teed. Ja saagi me jagame pooleks. Jah, räägi. Jah, nii on, et me oleme teinud väga palju asju ja seal juures tahtnud alati teha erinevalt, et oleks üks võimalus osta sealt teed, turustada kohalike ettevõtete käest. Ometi me otsustasime, et me läheme ise käppapidi sisse, sest tõepoolest me teeme ja toodame seda teed istandustes ja tehases ise. Ja sealt on ka tekkinud tegelikult vajaduse idee, et miks me seda ainult enda jaoks teeme. Me oleme otsinud üle maailma inimesi, kelle anname võimaluse tegelikult osaleda samamoodi selles teekasvatusprotsessis, olla farmer. Eelkõige ei ole selline klassikaline äriettevõte, me oleme tegelikult farmerid. Ja poole pealt üritame selle inimeste kaasamisega lammutada seda tüüpilist mudelit, et on kokkuostjad, on maailma kokkuostjad, suured turud ja lõpuski inimene saab selle tee kätte, sest ta tegelikult ei tea umbe ka, et kus see on tulnud, mis sellega on tehtud. Me täna ikkagi hoiame seda ahelat väga väiksena ja tahame oma farmis toimetada tee otse tootjatega. Ja kuna tookord raha oli vaja, tegime kampaania, see oli üllatav, et üle maailma, mitte ainult Eestist, aga ka Ameerikast, Euroopast oli terve rida inimesi, kes meid usaldas ja ostis selle maalapikese. Paljud on pärast öeldi, et tegelikult oli see selline katseraha, sest keegi ei uskunud, et sest midagi välja tuleb, aga ütleme, et kui esimene aasta ära lõppes ja me saatsime lubatud aastal, küll kogus oli väike, sest tee alles kasvab ja kogub hoogu esimesed pakid, siis see oli ikkagi kindel märk paljudele, et ohoo, et nad olid tõesti ammu unustanud selle teema ja paljud, et midagi kuhugi investeerisid. Nüüd see aasta läks juba väie suurem kogus ja tõepoolest see on üks meie
temaatika, kaasata inimesi üle maailma, kes oleksid meie sõbrad, mitte ainult investorid, peaksid tõesti teist lugu, tunneksid rõõmu ja ka isiklikult oleks tähtis see, mida ja kuidas me teeme. Me jagame seda informatsiooni väga palju oma inimestega ja nii see on läinud ja see on tundub, et õigustanud ennast täiel määral. No ja kui me räägime teie tulevastest plaanidest, siis nagu ma olemasoleva investorina, ütleme nii, või koostööpartnerina, ma ei tea kellena, ma sain meili, et teil on kavas järgmisel aastal korraldada uue crowdfundingu vooru. On see nii? Ja ütleme, üks voor juba lõppes eile, mis me otsustasime selle suure farmingu kampaania käigus, et pakkuda jällegi eelisostu tingimusi ja paremaid tingimusi oma tänastele partneritele. See huvi oli meie jaoks, mis nüüd eile lõppes, see kampaania ikkagi üllatavalt positiivne. See tähendab, et täna meid usaldatakse ikkagi juba nende inimeste seas, kes on meiega 3 või 4 aastat sidet omanud väga kõrgelt. Et kas me üldse avatud kampaaniat täna järgmine aasta teeme, et eks see selgub siin lähipäevadel. Nii head tulemused. See on järjekord. Jah, see olid üllatavad, et ongi vahe on, sul oleks võimalik pankadest raha kaasata, aga selline enda community ehitamine, kus inimesed kas siis tõesti puhtalt investeerimise eesmärgil annavad raha või täna väga paljud ikkagi sellel temaatikal, et kasvata seda ettevõtet ja kuhu me tahame kasvada, üks me vajame täna seda raha, et istandusi paremini hooldada. Meil on täna 3 istandust, kokku 50 hektarit, mille siis sel aasta valmis toodang oli 1000 kilogrammi. Lõppeesmärk nendelt istandustelt on 10 tonni. Tähendab, me peaksime 10 korda kasvama. See eeldab väga korralikku istanduste sellist hooldust, järjepidevat tööd ja kõva andmist. Ja nii see läheb. Ehk lõppkokkuvõttes... Jah, palun. Ja järgmised plaanid, et kuna teed me nüüd teame, kõige suurem risk oli alguses, et kui me selle lehe kätte saame, et kas me oskame sellest teed teha, see oli kõige suurem läbikukkumise põrumise koht, sest tõesti meist keegi ei osanud teed teha. Tänaseks on selge, et me oskame ikkagi päris head ja puhast teed teha ja nüüd on sealt siis vaja edasi kasvada ehk siduda selle sama turismiga, et jällegi, et inimesed näeksid, et tee ei tule poest, aga see tee tuleb reaalsest farmist, on olemas reaalsed põllud, reaalsed inimesed, kes on nende asjade taga ja anda võimalus toimetada nende kohtadega. Kuigi Gruusia on suur teemaa, siis seal ei ole täna võimalik kvaliteetselt üheski kohas, vähemalt kui teisis juua Gruusia teed. Ikka pakutakse välismaa teesid. Ja see on üks asi, mis me kindlasti tahame muuta selle rahastusrahadega ehk luua teekeskus, kus on võimalik töötada ühelt poolt ajalooga, teiselt ka vaikselt valmistada seal, teha ekskursiooni istanduses, panna kätt külge päris tootmisest, teha oma teed, võib-olla kilo või pool kilo palju jõuab päeva jooksul teha. Et plaanid on suured, et see ikkagi teeturism ja siduda veel rohkem inimesi selle reaalse elu ja tegemisega on kindlasti meie prioriteet. Ehk see on lõppkokkuvõttes on muutunud hobist, muutub ikka äriks või kuidas? Me hoiame sellest, me oleme omavahel teinud kokkuleppe, et paljud on öelnud mingid kosmeetikatööstused, kuna seal on võimalik puhast teed kasvatada, et võtke 50 ja 100 hektarit juurde, on võimalik võtta juurde. Aga siis ta muutubki suurtootmiseks, et me oleme omavahel tahtnud kokku leppida, et me hoiame ja kasvatame selle kvaliteeti, mitte kvantiteeti, mis me täna teeme. Ja et ta jääks ikkagi elustiiliks, nagu ta muutub äriks. Jah, me tahame hoida teda elustiilina, mis pakub ka teistele rõõmu ja samas ikkagi ta peab olema selgelt ikkagi kasumlik ettevõtmine lõpuks. Täna me maksame asja peale, et teha on palju, aga ma usun sellesse mudelisse ja 3 aastat on juba piisav kogemus, et öelda, et me ühtlasti teame, mida teha, kuidas liikuda edasi. Okei, selge. Nüüd meil on üks küsimus. Kas ehituse ja kinnisvaraga olete pidanud istanduste loomisel kokku puutuma? Milline on kogemus? Ehk ehitus ja kinnisvara Gruusias? Me oleme loomulikult oma tehase ehitanud ise oma projektjuhtimise koordineerimisega on olemas seal ikkagi suure otsimise peale enam-vähem arhitektid,
enam-vähem ehitaja, aga ütleme, et lihtne ei ole, et julgustan Eesti ettevõtteid tulema sinna korrastama ka ehitusturgu, ehitusmaastikku, et kindlasti on ruumi. Aga põllumajandusmaad me oleme rentinud, sest põllumajandusmaad riik ei müü. Meil on ka 25-aastane rendileping, mis edasi saab. Sinna nii pikk aeg, et ju näeb, et kindlasti on riigil soov häid investoreid hoida, järelikult eks seda pikendatakse. Aga mida müüakse on elamuehitus ja hoonete alla maad, seda on võimalik osta, on võimalik väliskodanikku saada selle omanikuks ja täiesti legaalselt toimetada. Ma alati ütlen sellest korruptsioonist, et minu jaoks näiteks isiklikult Eestis on täna tunnestuslikult suurem korruptsioon kui Gruusias. Meie oma tegemistes ei ole täna 3 aasta jooksul rohkem kui pidanud oma asjade ajamiseks kellelegi mingisugust raha nagu maksma, seetõttu kohalikud ise toetavad ja vahel lihtsalt jääb see mõne protsessi taha või mõne veniva asja taha, aga täna ikkagi sellised, et midagi tahad, sulle öeldakse, et oled siin ümbrikuga, siis saad sellist asja pole täna juhtunud. Väga lahe maa on. Ja on küll, et kuna ma ise natuke investeerin Gruusiasse ka, et siis mul on ka ettekujutus nii ehitusest kui ka nagu kinnisvarast. Ja ma ütleks nii, et kinnisvara nagu kinnisvara, ega siin ei ole midagi öelda, aga ehituse poolt ja et seal on väga huvitav ja mõned Eesti ettevõtjad on tegelikult proovinud kätt ikka ka seal ja sai teatud kogemuse ja mõned Eesti ettevõtjad praegu ikka endiselt seal tegutsevad, et näiteks seesama Asinovski golfiarendus, et huvitav, jah, aga lihtne ei ole. See kinnisvara veel, et seesama et meil on aasta ka kinnisvara arendused plaanis ehitada hooldus-haldushooned istandustesse, kus oleks võimalik tööriist hoida ja töötajatel ennast päeval kas kuuma eest varju viia ja siis loomulikult see mingi turismi hotellinduse teema. Kas me järgmine aasta jõuame, eks asja ajamine on suht pikk, COVID on, eks, mis mõjutab kõiki protsesse, aga kindlalt me oleme otsustanud ja tahame need asjad lähi 2 aasta jooksul teoks teha, et kinnisvara veel juurde siin ehitada enda äride toetusel. Kui sa mainisid juba COVIDit, siis kas on mingil moel mõjutanud teie ärid ka või? Või teie elustiili, ma ei tea, elustiili või äri, kumba? Elustiili tõenäoliselt rohkem, sest täna on meie müük areneb kiiremini, kui me suudame toota. Ehk me müüme nagu enne hooaja lõppu oma teed nii nagu eelmine aasta ka see aasta maha. Võib-olla midagi jääb, aga suuremas on kindlasti täna ka ilmselt kuskil jaanuari lõpuks, veebruari alguseks on otsas, jääb oota uut saaki juunikuus. Me olime valmis, kuna meie mudel on otse kontakt klientideni, siis veeb on olnud 95% meie väljendus- ja turustuskanal ka enne COVIDit. Paljud, kui see COVID tuli, hakkasid mõtlema, kuidas netis müüa, siis ütleme, et seal me ei ole pidanud eraldi midagi juurde tegema, sest internet ja otsekontakt lõpptarbijaga on olnud meie prioriteet number 1 ja 2 ja 3, eks. Aga mida ta on mõjutanud? Meie elustiili, nagu ma ütlesin, aasta Gruusiasse meil jäi 2 inimest kevadesse sama veebruar, kui sina ütlesid, ja põhimõtteliselt ka tootsid ära ka, aga said oma ilusti, nii et muidu kuskil aprillist kuni oktoobri lõpuni novembri alguseni välja. Jah, meie elustiil on COVID väga palju mõjutanud ja hetkel hoiame pöialt, et meie hooaeg stardib suht varsti juba, et kuna ei jõuda inimestele sinna minna, et saab ehk lennata. Tänaseks on seal meil hetkel püsivalt 2 inimest, kes talve- ja hooldustöödega tegelevad. Kuna tegemist on põllumajandusega, on tööd kõvasti. Ja minu siin teed välja. Loodame, et varsti saab, et nagu saab ka minna suusatada, et suusatama, Gudauri, Bakuliani, et igale poolele, aga vaatame. Aga ma tänan sind, et oli väga huvitav kuulata, mis teil toimub ja ma soovin sulle edu ja siis olge terved. Ma näitan ära teie meeskonna täna. Ja, teie meeskonna ära, jah. Teid on kokku siis praegu 7 inimest?
7 jah, ja 2 noorel, kes meiega liitunud on veel 2-aastane Kendrik ja minul sündis väike teepõnn nädal tagasi, et täna just nädal tagasi, nii et inimesi tuleb juurde. Palju õnne, palju õnne. Ja. Aga tänan sind. Aitäh sulle, Anton. Ja, okei. Nägemist. Ja nüüd kuulasime teistandusest, projekteerimisest, kinnisvaratulust ja nüüd räägime Madis Aaviga. Madis on digitaalehitusklastri juhatuse esimees. Tere, Madis! Ja, tervist, Anton! Ja Madisega me räägime niisugusel teemal nagu CO2 jalajälg ehituses ja arvatavasti ka kinnisvaras. Ainult ehituses. Ja, mõlemas ehitus- ja kinnisvarasektoris. Ja, aga esimene küsimus väga lihtne. Mis on see jalaljalg ehituses ja milleks seda üldse vaja mingil moel mõõta, mis see annab ja kellele see on kasulik? No ütleme niimoodi, et vaata, üks pool on, ütleme, selline poliitika ja teine pool on nagu tegelik elukeskkond, kus me siis elame. Et eks, kui me mõtleme, et kõik, et 50 aasta pärast tahaks jätkusuutlikult siin planeedil elada ja hoida selle keskmise temperatuuri, ütleme, 1,5 kraadi nagu piires, et üle selle ei läheks, et siis selle tõttu ongi, ütleme, need kliimapoliitika eesmärgid jõuavad ka ehitusse. Et eks need kliimapoliitika eesmärgid on igas sektoris, aga jõuavad ka ehitusse. Ja täna nagu riiklikult võttes siis selle nimel nagu töö käib, et Põhjamaades on vastavad juba regulatsioonid välja töötatud ja CO2 arvutus vastavatele materjalidele toimub ja kogu ehituse elukaarele. Et me ütleme niimoodi, et kui sa võtad täna Eesti ehitussektori, siis meil tegeldakse lihtsalt hoonete energiatarbe mõõtmisega ja vastavalt siis sellele, et palju see nii-öelda on CO2 ütleme, keskkonda paisanud, et kui sa võtad, et Eesti ehitussektori kogu energiatarve on 50% kogu Eesti kasvuhoonegaasidest, et siis see on nagu päris suur nii-öelda hulk, et puhtalt hoonete energiatarve. Ja kui me võtame täna, et ikkagi siin Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ja riiklik suund on olnud nagu õige, et kõigepealt teeme hoonet energiatõhusaks ja siis tegeleme selle teise otsaga, mida meil täna veel ei ole, on siis materjalide tootmine, et palju sealt CO2 nii-öelda tekib ja palju on siis transpordi osakaal. Et suures pildis oleme nagu õigesti liikunud, aga täna on nagu olukord, kus juba põhimõtteliselt siin Eesti materjalitootjad tahavad Põhjamaadesse eksporti teha, siis nende käest küsitakse, et kas sul on nagu EPD olemas, et see Environment Product Declaration, et selles mõttes. Ja siis tekib järgmine küsimus, kus ma selle saan, et kus ma need arvutused saan oma materjalidele, et selle deklaratsiooni tagada. Aga Põhjamaadesse on neid vaja ja Eestis esimesed deklaratsioonid ka vaikselt luuakse, et seda võimekust on, aga regulatsiooni pole ja siis seda tehakse, ütleme, EU standardi põhiraames. Ja suurem küsimus meil oli just siin 4. detsembril, ütleme, selline sektori osapooled ja riiklik osa MKM-i koostöös korraldatud, kus digitaalehituse klaster, seal metsatööstusliit ja ütleme sektori osapooled, et tegime ümarlauda ja siis arutasime, et kuidas me saaksime siis need järgmised sammud ka astuda. Et täna on nagu see, et lihtsa näite toome, et kas siin võtta Priam või LED või võtta Euroopa level system, et kus maani selle regulatsiooni lood on, et kas me mõõdame ainult siin CO2 jalajälge või me paneme kohe, kombineerime ka keskkonna jalajälje juurde. Et need on need suuremad otsused. Aga me jõudsime ikka sinna, et me peame Põhjamaade sellise komiteesse sisse saama, et vähemalt enda ühe sellise tegija, kes sealt infot toob nagu Eesti riiki ka, et siis me teame, mis suunas astuda. Et sellised on need mõtted sinna.
Okei. No nagu ma saan aru, nagu praegu tegelikult, no kui räägime, ma ei tea, elukondlikust kinnisvaraarendusest on ju, me saame aru, et on olemas energiaklassid, ligi 0 energiahooned ja nii edasi. CO2 jällegi, et hoonete puhul keegi praegu ega eriti, ma ei ole kuulnud, et keegi oleks mõõtnud. Ja ega keegi ei küsi täna seda, otsest nõuet ju ei ole, et miks ma peaksin siis sinna raha panema või lihtsalt teen seda hobi korras, et vaatame, et palju mu hoone CO2 jalajälg tekib, on ju. Et kui täna võtta riiklikult riigi kinnisvara, objekt on töös projekteerimises, on see keskkonnamaja, et see on nagu esimene selline avalik objekt, millele täna arvutatakse ka CO2 jalajälge, on ju. Et kindlasti on olemas siin Kroonpress ja kes on arvutanud ka varasemalt objektidele CO2 jalajälge, aga ütleme selline nõudlust ei ole ja väikses mahus on ju, mõni objekt aastas. Okei. Nagu ma saan aru, eestvedaja siis saab olla riigi kinnisvara, on ju? Nagu tegelikult nii nagu oli ka energiamärgistega. Ja kõige rohkem, ütleme, CO2 jalajälje või sertifitseerimise või mõõtmise vastu tunnevad huvi eksportijad. No täna on nagu valukoht on just ekspordis, on ju. Ja seal tekib nagu see ka, et kui me võtame, et meie põlevkivi energia on põhjustanud vaata selle, et Eesti on üks suur must laik siin kogu Euroopas, on ju, et CO2 mõttes. Et see meie energia on lihtsalt niivõrd siis CO2 mahukas, et täna need materjalitootjad on mures, et kui sa viid oma arvutuse läbi selle põlevkivi energia baasilt, siis su konkurentsieelis on nagu selle tõttu kahjustatud, et see on nagu, mina näen see murekoht, et siis tekivadki seal uued võimalused, et su tehased tuleb ühendada siin rohelise energiaga, paned endale päikesepaneelid, on ju, et kuidas sa saad selle energia roheliseks, mille läbi su tööstus täna toimub, on ju. Et see on nagu see koht. No, kui me taas toome paralleele, et võrdleme näiteks energiamärgis ja CO2 märgis on ju, et see energiamärgis teema muutus aktuaalseks minu arust 10 aastat tagasi, nagu sellega alustati, võib-olla isegi 12, peale eelmise, ütleme selle buumi on ju. Ja praegu see on juba kohustuslik. Selles, ma arvan, et CO2 võtab ka 10 või 12 aastat või? Selles mõttes hea küsimus, et ma usun, et ta nagu nii kaua ei võta, et me jõuame sinna kiiremini, et mõne aastaga, et hakkaks võib-olla, ütleme, kui täna me arvutame hoonetele energiatõhususe arvu, siis järgmine pool ongi see, et arvutame hoonetele ka CO2 märgist, et see on nagu, ma arvan, võib tulevik olla. Või arvutame keskkonnamärgis, kus on ka muud nüansid juures. Ja lõppkokkuvõttes võib ka niimoodi liikuda, et siis põhimõtteliselt riiklikud hanked on niimoodi, et palju su kogu ehitustegevust CO2 siis emissiooni paiskab, et siis selle tõttu pead oma arvutustega tagama, et need on need piirmäärad, et vastavalt näiteks samamoodi, et kui sa seda ei taga, siis juhtub niimoodi, et ei saa ka kasutusluba. Aga Anton, sa kadusid vist ära kuskile? Ühendad tagasi ennast.
Ja, vabandust, olen ilusti tagasi. Nüüd me jäime sinnamaale, et kas see võtab ikka 10-12 aastat? No samamoodi käima saada nagu energiatõhusus, siis võib-olla jah, aga ma usun, et ega regulatsioonid saab kiiremini paika. Võib-olla 2 aasta pärast juba me peame tagama, et CO2 arvutust, et see võib olla reaalsus. Aga no, eks see ongi, kõigepealt on küsimus ju, kus kompetentsid tulevad ja oskused, et siis on vaja, ütleme, projekteerijatele tagada ka vastavad oskused, et nad oskaks seda, ütleme jah, CO2 jalajälgi arvutada, et palju see hoone siis lõppkokkuvõttes ehituse lõpuks nii-öelda CO2 ütleme jah, paiskab. Et see nii on. Ja kui me saame teada, palju see paiskab, siis peavad olema sammud selleks, et vähendada selle CO2 jalajälje. Kas see osutab mõju ehitushinnale mingil moel või? Kindlasti mingis mahus ta võib ju hinnale ka panna rõhku, et üks pool on see, ütleme, kui sa võtad energiatõhususe arvutuse, siis see täna nagu väga kulukas protsess ei ole. Ütleme, kui sa võtad kogu projekteerimise mahust, et siis ta on nagu suht marginaalne. Ma arvan ka, et see CO2 arvutus, kui meil on kõik need materjalid andmebaasis olemas, et palju ühe materjali või teise materjali tootmiseks on siis CO2 kulu on, et läbi selle me saame nagu väga kiiresti selle info. Ja kui me võtame täna vaata, et kogu projekteerimine on nii-öelda BIM-is, siis sinna lihtsalt juurde panna, et sul on BIM-mudel loodud. Need on need materjalid, mis sa oled BIM-objektidena sisse pannud, et see arvutus on suht automaatne. Et selles mõttes nagu väga ei muretse. Pigem see tekitab jah, võib-olla mõnele sektorile konkurentsipiiranguid. Et betoonitööstus versus ja puit ja teras. Eks ta nii on. Meil on üks küsimus. Priit Pääsu küsib. On teada, et hooned moodustavad 17,5% kasvuhoonegaaside tootmisest. Kui palju teie hinnangul on võimalik energiatõhususega kasvuhoonegaase vähendada? Energiatõhususega selles mõttes, et kui me võtame energia mõttes, et kui me võtame 100 ruutu, ütleme eramu 100 ruutu, mis on E-klass, ja kui me võtame eramu, mis on 200 ruutu A-klass, siis see, ütleme, selline CO2, ütleme, kulu on olnud seal nagu, ütleme, põhimõtteliselt sama, et selles mõttes energiatõhususe kasvuhoonegaase kindlasti saab ju vähendada, et eks see ongi lihtsalt, mina arvan, et see teadlikkus sektoris on nagu väike, et kas sa, nagu ongi, et kas sa teed 200 ruutu eramu, mis on A-klass, et teine teeb 100 ruutu eramu, siis su jalajälg on palju väiksem, et see teadlikkus, et kuidas me tarbime midagi, ma arvan, et see hakkab üks päev inimesteni jõudma. Kui lihtne näide, kui siin võtta kas või Eestis, et mingi aeg oli, või ikka, et käiakse lõunamaal reisil, et siis see on nagu nii-öelda popp on ja siis täna Põhjamaades, kui sa ütled, sa lennukiga või lendad lõunamaale reisile, siis nagu öeldakse, et kuule, kas oma CO2 jalajälje peale ei mõtle, et see inimeste teadlikkus on nagu teisel levelil. Ma nagu nägin kuskil isegi olemas mingi koduleht, kus saab oma CO2 jälle nagu mõõta. Oled sa mõõtnud? Ei ole mõõtnud, et selles mõttes kindlasti oleks huvitav, et vaadata jah, aga üks päev on võib-olla niimoodi, et kui sa võtad tulevikutrend, et igal inimesel on nagu automaks, et teistes riikides nagu automaks, siis pannakse inimestele CO2 maks peale ja läbi äpi kogu aeg jälgitakse, mis sa teed, mida sa tarbid, mis vara sul on, ja maksad CO2 maksu, nii-öelda utoopilist lähenedes. Aga sama eet aru, et nagu selle mõõtmine on ühelt poolt näiteks hoone ehitamisel
jah, et palju selle CO2 heited on ja teine on hoone ekspluateerimisel. Et kas saab nagu küsida, et nagu, kumb on tähtsam, mille peale rohkem tuleb pöörata tähelepanu, et selle ekspluateerimise poolele, kuna see on nagu ajaliselt ega pikem või? Ja selles mõttes sul on õigus, et ekspluatatsiooniperioodile tuleb kindlasti rohkem rõhku panna. Et see, nagu ma alguses ütlesin ka, et täna nagu ja kogu see CO2 ju, mis hoonete ekspluatatsiooni ajal on ainult ju energiatarve, see põhjustab CO2, kuidas, mis kütustega sa hoonet kütad, kogu see pool, et sealt tuleb see CO2 arvutus ekspluatatsiooni ajaks. Ja täna nagu riiklikult selles suunas on väga õigesti nagu astutud, et enne suured kivid paika ja siis liigume väikese mahu peale, mis on ehituse periood ja siis materjalid, mis on võib-olla selline 20-30% kogu siis hoone ekspluatatsioonist, suurusjärk. Täna tegeleme 80%-ga ja siis tegeleme selle 20%-ga. Okei. Mis digitaalehitusklaster teeb? Sa mainisid küll, et teil oli, ütleme, kohtumine oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, et mis on edasised sammud, et teete koostööd selle raamistiku, seadusandluse baasi väljatöötamisel, mis need sammud on siis? Et selles mõttes täna ongi, ütleme, et teha sektori osapooltega koostööd, et oleks kõigil selline ühtne inforuum olemas, et ja samuti MKM-i poolega need regulatsioonid siis koostöös luua, et olla, eks klastri roll on olla, ütleme siis sellise erasektori nii-öelda kõnetoru riiki, et läbi meie sa saad nagu tulla, et me teeme CO2 ümarlauad, sa saad, ütleme, ettevõtjana tulla osaleda nendes ümarlaudades ja seeläbi on su nii-öelda hääl seadusandluses olemas. Ja MKM-iga meil on plaanitud siis iga kvartal teha töötuba selles konkreetselt siis CO2 teemaline. Ja muidu, eks sa ise tead ka, et meil MKM-iga ja klastri vaheline koostöö on iga kuu on töötuba, kus me arutame ka kõiki muid sektori probleeme ja küsimusi, et seda koostööd hoida. Okei. Aga selge, Madis, ma usun, me saime ülevaade sellest, et kuhu me lähme, et nagu ma saan aru, ehitustööd lähevad kallimaks on pikaajalise perspektiivis ja vajame rohkem projekteerijad ja CO2, ütleme niimoodi, CO2 spetsialiste on ju. No võt. Küll aga tänud sulle, Anton, ja järgmiste korda teeni. Tšau. Ehk siis see oli selle aasta viimane webinar ja kohtume teiega uuesti eeldatavasti jaanuari keskpaigas. Et kokkuvõtteks, et see aasta oli päris huvitav. Ma ütleks nii, et kevadel, kui oli lockdown, oli absoluutselt arusaamatu, mis hakkab toimuma kinnisvaraturul, mis üldse majanduses toimub. Praegu vaadates tundub, et ei ole kõik nii hull, aga küll pean märkima, et arvatavasti sõltuvad, kinnisvaras ei ole kõik nii hull. Aga üldiselt majanduses sõltuvalt sfäärist. Ehk, mis siin ikka, kõige tähtsam, et ma ei tea, olge terved, nautige aasta lõppu, et tulevad pühad, pereaeg ja olge terved. Ma tänan teid ja järgmise korrani.